Iraani merevägi on hävitatud. Üle 20 laeva on hävinud. Pärsia lahes, Hormuzi väinas ja Omaani lahes pole enam ühtki Iraani laeva. Nende ainus lennukikandja, see on samuti ookeani põhjas. Ja lisaks kõigele sellele kasutas USA allveelaev esimest korda pärast teist maailmasõda torpeedot, et uputada vaenlase sõjalaev. Ja see juhtus täna hommikul. Las ma näitan sulle. Iraani sõjalaev Soleimani, mis on nende üks arenenumaid hävitajaid, polnud Lähis-Ida lähedal. See oli India ookeanis Sri Lanka lõunaranniku lähedal. Kuu tagasi osales laev rahvusvahelisel mereväe õppusel. Ja pärast seda, kui see nägi, mis Lähis-Idas toimub, otsustas see mitte Iraani sadamatesse tagasi pöörduda. Arvas, et India ookeanis oleks turvalisem eemal kõigest sellest. Aga see eksis. Täna hommikul jälitas USA allveelaev seda ja tulistas. Nüüd vajub laev India ookeani põhja. Parim on, et USA merevägi avaldas rünnakukaadrid. Me näeme, kuidas Mark 48 torpeedo ja selle 650 naelane lõhkepea plahvatab Iraani fregati all. Vaadake, see on esimene torpeedoga uputamine pärast teist maailmasõda. See polnud Iraani jaoks ainus halb uudis ning see ei pruugi olla ka halvim. Enne kui räägime Iraani probleemidest, vajutage tellimise ja meeldimise nuppu. See ei maksa teile midagi, aga aitab mind algoritmis, sest YouTube ei armasta sõjateemalisi videoid, eriti kui räägime allveelaevadest, mis uputavad sõjalaevu, sest see on vägivaldne. Mulle siiski meeldib sellist sisu jagada. Nii et teie meeldivaks märkimine ja tellimine aitab mind väga palju, et saaksin jätkata kõigi uudiste jagamist, mida me saame. Nüüd lähme tagasi uudiste juurde. Alles äile selgitas Admiral Brad Cooper, USA keskväe juhatuse ülem, mis juhtus Iraani mereväega. Nüüd annan teile lühikese versiooni. Seda enam ei ole. Siin on Admiral Cooperi pikem versioon tema sõnadega. Me uputame ka Iraani mereväe. Kogu mereväe. Oleme hävitanud 17 Iraani laeva, selle kõige operatiivsema allveelaeva, mille küljel on auk. Iraani režiim on aastakümneid rahvusvahelist laevandust ahistanud. Täna pole Iraani laevu Araabia lahes, Hormuzi väinas ega Omaani lahes. Me ei peatu, jätkame dünaamiliste sihtmärkide tabamist. Jälitame Iraani viimaseid mobiilseid ballistiliste rakettide stardiseadmeid, et kõrvaldada nende viimased stardivõimalused. Enamik laevu hävitati operatsiooni Epic Fury alguses, kohe pärast seda, kui Iisrael Khamenei mõrvas. Üks prioriteet oli Iraani mereväe kõrvaldamine. CENTCOM avaldas kaadrid Tomahawk rakettidest, mis selle pihta lasti. Vaadake ise. Üks mu lemmikklippe sellest sõjast on, kuidas Lähis-Ida kaubalaev salvestab Tomahawkide lendu sihtmärkide poole Iraanis. See on tõeliselt hullumeelne, nii et vaadake. Ricardo, kas on õige tee? Ma olen pardal! Droon! Mulle meeldivad tavaliste inimeste salvestatud sõjavideod, seetõttu jagan neid ka teile. Kui need teile meeldivad, andke kommentaarides teada. Nii et ma jätkan nende lisamist videotesse. Nüüd vaatame mõningaid satelliidipilte. Mõned neist laevadest ei saanudki sadamast lahkuda. Näete Iris Macronit. See on Iraani suurim sõjalaev, mis ehitati naftatankerist ujuvbaasiks. Sellel satelliidipildil näete seda sõjasadamas põlemas, see ei liikunud. See polnud ainus laev. Peaaegu iga Iraani laev selles sadamas põles mõni tund pärast operatsiooni algust. Et seda alandust varjata, tegi Iraan seda, mida ta alati teeb.
valetasid. Nad väitsid, et olid tabanud ja uputanud USA lennukikandja mitte kellegi muu kui USS Abraham Lincolni. Ja Iraan väitis, et 4 ballistilist raketti suutsid selle lennukikandja hävitada. Aga arvake ära, kes selle vale paljastas? Mitte keegi muu kui Keskväe juhatus. Keskväe juhatus teatas, et Iraani režiimi valeinfo levitab jätkuvalt valeväiteid USA lennukikandja uputamise kohta. Ainus tabatud lennukikandja on Shahid Bagheri, Iraani droonikandja, mille USA väed tabasid mõni tund pärast Epic Fury algust. Just nii, Iraanil on ainult üks lennukikandja ja see on nende droonikandja. Ja tead mis? Iraanil ei olnud tegelikult võimalust seda kasutada. Siiski suutis Iraan enne selle hävitamist propaganda video filmida. Siin on video, mille nad avaldasid. Nautige seda, sest iraanlased ei näe seda laeva enam vee peal. Me oleme nüüd Shahid Bagheri droonikandjal. Need on Jassim droonid. Need on Jassim droonid. Väga ilusad ja meie enda disainitud ning tehtud. Inspireeritud Bagheri hävituslennuki disainist. See on väiksem näidis lennuoperatsioonide jaoks. Siin on M6 droon ehk Mohajer 6 lähedalt vaadates. Nüüd näete, et lennurada on 185 meetrit pikk. Droon tõuseb õhku niimoodi. Need on pidurid. Need peatavad drooni, kui see maandub. See on kõrgustüür. Jumal õnnistagu meie eliiti. Mõjutame droonitehnoloogiat. Noh, nagu te ilmselt arvasite, suutis USA selle lennukikandja kohe pärast operatsiooni algust põhja lasta ja nüüd muutub see aeglaselt allveelaevaks Pärsia lahes. Suur kaotus riigile, kellel on vaid üks droonikandja. Täna hommikul andsid sõjaminister Pete Hegseth ja ühendstaabi juht kindral Dan Kane teise pressikonverentsi pärast operatsiooni algust. Pressikonverentsil antakse ülevaade operatsiooni käigust, saavutustest ja tulevikuplaanidest. Briefingud pakuvad alati huvitavat infot. Ja täna saime teada, et Iraani õhuvägi ja Iraani merevägi on sisuliselt kadunud. Vaadake ise. Iraani kõrged juhid on surnud. Niinimetatud valitsusnõukogu, mis oleks võinud valida järglase, on surnud, kadunud või peitub punkrites, olles liiga hirmul, et isegi samas ruumis viibida. Kindralid, ohvitserid ja reakoosseis ei saa rääkida ega suhelda, veel vähem korraldada koordineeritud ja jätkusuutlikku rünnakut. See ei mõju moraalile just hästi. Iraani õhuvägi pole enam. Ehitatud 1996, hävitatud 2026. Iraani merevägi on Pärsia lahe põhjas. Võitlusvõimetu, hävitatud, purustatud, alistatud. Vali omadussõna. Tegelikult uputasime eile õhtul nende uhkuse, laeva Suleimani. Paistab, et president sai temast 2 korda jagu. Nende merevägi pole tegur. Vali omadussõna, seda pole enam. Kindral Kane andis operatiivseid ülevaateid kaardiga, mis näitas USA ja Iisraeli vastutusalade jagunemist. Iisrael keskendub Lääne-Iraanile, valitsusasutuste hoonetele, politsei peakorteritele, luureasutustele, ROGC baasidele, sihtmärkidele, mis on olulised, kui peaks tulema uus protestilaine. Ja USA keskendub Lõuna-Iraanile, ründab droonibaase, sõjalist infrastruktuuri ja mereväe rajatisi. Vaadake kindral Kane'i ülevaadet. Esimestel päevadel jätkasid USA ühendatud väed ballistiliste rakettide võimekuse ning integreeritud õhutõrjevõimekuse ründamist ja nõrgestamist lõunateljel. Põhjateljel on Iisrael ja Iisraeli õhuvägi peamiselt tegelenud integreeritud õhutõrje sihtmärkidega põhjatiival ning samuti keskmaa ballistiliste rakettide võimekusega. Mirpult on USS Ford jätkanud siin lahingujõu projitseerimist, samuti ka pommitajate laineid, millest me rääkisime selle briefingu esimestel päevadel. Lõunateljel on USS Abraham Lincolni löögigrupi jätkanud surve avaldamist mere poolt ranniku kaguosas. Ja on kogu väine ulatuses ning Pärsia lahte välja vähendanud mereväe võimekus piisavas ulatuses ja mahus, et tabada vajalikke sihtmärke. Oleme tabanud üle 2000 sihtmärgi, nagu Admiral Cooper eile õhtul videos ütles. Oleme hävitanud üle 20 Iraani sõjalaeva.
sealhulgas lisaks piirkonnast väljaspool asuvale fregatile ka ühe allveelaeva. Oleme edukalt neutraliseerinud Iraani peamise mereväe kohaloleku selles piirkonnas. Nagu minister videos näitas, oli see esmakordne pärast 1945. aastat. Ameerika Ühendriikide mereväe kiire ründeallveelaev uputas vaenlase sõjalaeva ühe Mark 48 torpeedoga, saates selle kohe merepõhja. Ma tahan kõigile meelde tuletada, et see on uskumatu näide Ameerika ülemaailmsest haardest. Ainult Ameerika Ühendriigid suudavad nii suures ulatuses jälitada, leida ja hävitada väljaspool piirkonda tegutsevat vastast. Pressikonverentsilt selgus, et Iraani raketi- ja droonirünnakud on viimastel päevadel märgatavalt vähenenud. Iraanlased lasevad iga päev välja 20–30% vähem droone kui eelmisel päeval. Nüüd olen kindel, et need, kes teavad liitintressi toimimist vastupidises suunas, saavad aru, et kui see trend jätkub, siis varsti Iraani vasturünnakud kaovad täielikult. Kindral Kane jagab üksikasju. Kuulake. USA keskväe juhatus teeb tänase hommiku seisuga stabiilseid edusamme. Iraani ballistiliste rakettide tulistamine on vähenenud 86% võrreldes lahingute esimese päevaga. Viimase 24 tunni jooksul on langus olnud 23%. Ühesuunaliste ründedroonide rünnakud on vähenenud 73% võrreldes algusega. See edasiminek on võimaldanud CENTCOMil saavutada Iraani ranniku lõunatiival kohaliku õhuülekaalu ning tungida nende kaitseliinidest läbi ülekaaluka täpsuse ja tulejõuga. Nüüd hakkame liikuma sisemaale, rünnates järjest sügavamale Iraani territooriumile ja luues USA vägedele täiendavat manööverdamisvabadust. Nüüd on siin samad andmed lihtsalt visuaalselt meeldivamal kujul, põhimõtteliselt diagrammina. Ja te näete, et esimesel päeval tulistas Iraan umbes 350 raketti. Teisel päeval langes see 175-ni, kolmandal 120-ni ja neljandal 150-ni. Langused on suured ja trend ilmne. Nüüd tahan ma jagada üht teooriat, mis ringleb ja mille kohaselt see langus ei ole tegelikult see, mis ta paistab. Seega tahan ma seda teiega jagada. See teooria pärineb Iraani analüütikutelt, nii et pidage seda meeles. Nad väidavad, et Iraan on avastanud kindla mustri. Iga kord, kui raketid lastakse, leiavad USA ja Iisraeli luure laskeseadelised kiiresti üles ja hävitavad enne, kui Iraan suudab need peita. Iraan peatab tõenäoliselt raketilaskmised, et tegeleda neid jälgivate droonidega. Kui USA jälgimine kõrvaldatakse, jätkavad nad täisvõimsusel raketilaskmisi. Mina sellesse ei usu ja selgitan miks. Mõelge sellele. Kui Iraan suudaks palju USA ja Iisraeli lennukeid alla tulistada, oleks ta seda juba teinud. Oleme näinud üht või kahte alla kukkunud drooni, mis võib olla tingitud riketest. Aga Ameerika ja Iisraeli lennukite vabale lendamisele Iraani territooriumi kohal ei ole mingit tõsist vastust. Iraan ei hoia end tagasi, vaid neil puudub tegutsemisvõimalus. Minu arvates ei piira Iraan rakettide kasutamist. Tundub, et neil kas saavad raketid otsa või, mis veelgi olulisem ja tõenäolisem, saavad neil laskeseadelised otsa. Andke kommentaarides teada, mida teie arvate. See on kõik, mis mul selle video jaoks on. Hoian teid kursis olukorra arenedes, näeme järgmises videos.